on küll nüüd välja kuulutatud siin kooda, et mis on nagu kõige olulisem kogu sellel tervel päeval ja kõige huvitavam ja kõige erilisem. Aga tegelikult muide muusikateoste puhul on sageli nõnda, et kooda kipub olema see kõige igavam. Mulle meenub siin eriti Liszti H-moll sonaat, mis venib ja venib, ei lähe ega lähe sinna lõpuni ja on tegelikult sellest sonaadist üks kõige igavam osa. Nii et mul on nüüd ka valida, kas olla selle sonaati kogu selle päeva üks igavaim osa. Ja tegelikult eks ma nüüd teadusest ja filosoofiast juba rääkima hakkan. Ja nagu me siin kuulsime, teadus on tegelikult igav. Seda igavam veel on filosoofia, kuna teda ei olegi enam üldse ülikoolides. Aga lavakunstikoolis on mul õnn filosoofiat lugeda magistrantidele. Ja tegelikult, kui jätkaks nüüd samas stiilis, mis siin juba tekkis, selline natukene lõbus ja humoorikas, võiks jätkata selles stiilis, aga ma jätkan siis ikkagi teistsuguses stiilis. Et kuna mina nüüd liitusin selle konverentsiga tegelikult alles peale kohvipausi, siis ma põhimõtteliselt ei tea, mida siin täna varem kõneldud on. Natukene aimu juba ka sai. Ja võin öelda, et tegelikult kõneldi kogu maailmast. Kui ma aga nüüd eile hakkasin mõtlema minu tellitud teemale inimeseks kasvamisest, siis loomulikult mõtlesin eelkõige selle konverentsi kontekstis ja küsisin endalt, et kuidas seostuvad sügavamate ja varjatud seoste tasandil need kaks fenomeni. Inimeseks kasvamine ja need individuaalsed õpirajad. Kuna ma hariduspoliitilisi tekste üldiselt ei loe ja pole nendega kursis, siis kõigepealt lugesin läbi selle, et mis oli kirjas konverentsi kutsel selgituseks, et mida mõeldakse siis nende individuaalsete õpiradade all. Ja sealt sain ma teada, et need seostatakse individualiseeritud õppega koolis, kus kohandutakse inimeste huvidele, vajadustele ja mis kõik peab silmas pidama ühiskonna arengust tulenevaid eesmärke. Siis ma otsisin veel internetist, et ehk on seal tekste, mis midagi muud ehk kõnelevad, kuid ei, ikka põhimõtteliselt sama jutt. Lisandusid veel vaid mõned märksõnad, nagu õpitempo, oskuste areng, individuaalne stiil, võimed. Ja lisaks veel sain teada, et need individuaalsed õpirajad olevatki tuleviku hariduse suurim muutus. Nojah, väga vabandan, kuid kõik see loetletu ei saa mingilgi moel olla sellisena tuleviku haridus. Sest sellisel kujul kõnelduna on see täieliselt ja sõnaselgelt mineviku haridus. See on individualiseerimine, mis oli üks olulisemaid teemasid Eestis aastal 1960 kuni 1980. Ning jutt justkui sõna-sõnalt võetud mu armsa õppejõu Inge Undi raamatutest. Eelkõige raamatust 1974 õpilaste aktiviseerimine tunnis, aga ka 1966 õpilaste iseseisev töö tunnis. Ja need ideed sel ajal ja mitte üksnes meie nõukogude ühiskonnas, vaid kogu maailmas, siis olid need uuenduslikud, kuid tänapäeval küll enam mitte. Ehkki ega miskit pole ju ka vale ning midagi katastroofilist muidugi ei juhtu, kui jätkata nende tuntud tõdedega. Selle kõige tulemusel sain ma ka järjekordselt kinnitust endal juba mõnda aega tagasi
selginenud teadmisele, et tänapäeva Eesti haridusmaailma ja haridusteaduse, kuid mitte kasvatusteaduse, sest need pole üks ja sama. Et niisiis selle haridusmaailma ja haridusteaduse peamised haigused on mälupuudulikkus, pealiskaudsus, suutmatus süveneda, tahtmatus otsida midagi uut ja väga stereotüpiseerunud mõtlemine. Ja kõik see öeldu koondub ja leiab kenasti väljenduse mõistes muutunud õpikäsitlus. Ja lisaksin siia veel armastuse kõikvõimalike tulemuste, hierarhiate ja rankingute, edetabelite vastu, mis seostub minu arvates tegelikult alaväärsuskompleksiga ja sellest tuleneva sellise kohustuslikuks seatud rahvusvahelistumise nõudega, nii nagu varasematel aegadel justkui ei oleks rahvusvahelistutud. Ja nagu oleks mingit erilist tähtsust nüüd sellel, kas üks Eesti ülikool on maailmas teatud kriteeriumide järgi esimese 1000 või 400 või 300 hulgas. Kuidas need haigused takistavad ja sulgevad individuaalseid õpiradu, sellest räägin oma ettekandes ka veel lõpupoole. Nüüd siis aga põhiküsimus. Seosed individuaalsete õpiradade ja inimeseks kasvamise vahel. Selles konverentsi sisu selgitavas tekstis kadus teiste märksõnade hulka ära üks, mis mind kõnetas ning kust võikski otsida ka lätteid individuaalse õpiraja mõistmiseks, ühenduses inimeseks kasvamisega. Ja see mõiste märksõna on individuaalne stiil. Ja sellest mõistest lähtudes ma nüüd siis oma juttu edasi arendangi. 20. sajandi esimese poole üks oluline saksa filosoof ja vaimuteadusliku pedagoogika esindaja Hermann Nohl on öelnud, et haritud on see rahvas, keda iseloomustab sisemine terviklikkus, stiiliühtsus kõigis ta eluavaldustes, keeles, kunstivormides, eluviisis kuni eksisteerimise pisiasjadeni välja. Ja see öeldu haakub väga hästi Alfred Adleri stiilikäsitlusega, kes üldse esimesena tõi psühholoogiasse stiili mõiste isiksuse elutee omapära seletamiseks. Seda siis teoses Inimese tundmine 1927 Mensen Kenntnis. Ja tänapäeva psühholoogias levivad stiiliideed põhiliselt isiksuse stiilide, eelkõige siis kognitiivsete stiilide ja tegevuse stiilide kontseptsioonides. Õpistiilide uurimine ja probleemkasvatusteaduses läheb tagasi 70. aastate teise poolde, kui hakati kognitiivsete stiilide uurimisel välja selgitatud püüdma rakendada õpetamis- ja kasvatamispraktikas. Ja loodud on väga palju erinevaid teooriaid õpistiilide kirjeldamiseks, aga laias laastus võime nad jaotada 6. Esiteks, teadmise loomuse eripärast lähtuvad stiilisüsteemid. Teiseks, isiksuse teooriatele tuginevad ja siia kuulub näiteks kõigile teada tuntud David Kolbi kogemusliku õppimise mudel, mis rajaneb eelkõige siis muide Carl Gustav Jungi ideedele. Siis kolmandaks, koolipraktikale rajanevad, kus loetletakse eklektiliselt mitmesuguseid õpikeskkondade tegureid. Neljandaks, motivatsiooni ja sotsialiseerimisteooriatele tuginevad, kus siis liigitatakse sellised süva- ja pindõppijad.
5. infotöötlusprotsesside eripäevale tuginevad, see on siis kognitiivsed stiilid. Ja 6. mis tänapäeval muutub üha aktuaalsemaks, peaaju füsioloogia seaduspärasustele tuginevad teooriad. Ja ma kahtlustan nüüd, et kui seoses individuaalsete õpiradadega või individualiseerimisega nimetatakse individuaalset stiili, siis peetakse just nimelt silmas siin nendest teooriatest välja kasvanud teatud sellist eklektilist kooslust teatud hulgast tunnustest. Kas siis õpistrateegiad, õpimotivatsioon, huvid ja seda juttu ma siin kuulsin ka peale kohvipausi. Ja enamasti siis lähtutakse sellisest stiili määratlusest, et stiil, see on selline harjumuspärane viis toimida või mõelda teatud viisil. Aga teate, see selline lähenemine õpistiilile on ka ammu vananenud. See toimus väga intensiivselt, 40 aastat ja siis see jooksis ummikusse ja loobuti üldse õpistiilide uurimisest, sest see ei võimaldanud mitte midagi erilist inimeste õppimise kohta välja selgitada. Loodi lugematu hulk õppijate tüpoloogiaid ja kirjeldusi, kuid need polnud kasutatavad individualiseerimisel, sest need kõik seostuvad vaid mingi ühe või paari konkreetse aspektikesega inimesest. Unustati, et tegelikult kõneldi individuaalsest stiilist ja individuaalsusest. Aga mitte keegi ei küsi selle järgi, mida mõista individuaalsuse all. Aga ka nende individuaalsete õpiradade puhul on ju tegelikult määrav just nimelt see, mida mõista individuaalsuse all. Ja laias laastus võib öelda, on 4 kõige olulisemat individuaalsuse käsitlust. Kõige esimene nendest ilmselt, millele ongi kõik nii need stiiliuurijad kui individualiseerijad tuginenud, on individuaalsus kui teatud spetsiifiliste individuaalsete iseärasuste kogum. On selline mehaaniline kogum mingitest teatud tunnustest. Siis teiseks, kui individuaalsete võimete arengu teatud tase. 3. kui inimese terviklikkus ja ühtsus. Ja 4. kui isiksuse olemise vorm. Ja kasvatusteaduse jaoks on seoses individuaalse stiiliga minu meelest siin nüüd 2 suurt silmust, kuhu ka kõigi individualiseerimisjuttudega tegelikult kinni jäädakse. Jäädakse kinni just nimelt nendesse üksikutesse tunnustesse ja kvaliteetidesse, kuid nagu üks individuaalsuse määratluski siin ütleb, et see väljendab inimese terviklikkust ja ühtsust, see tähendab, et stiil on individuaalsus ja ka stiil on mõistetavad üksnes integraalse fenomenina. Aga inimene kui tervik ja integraalsus ei ole mitte mingil moel empiiriliselt mõõdetav, et sellele siis rajada niinimetatud tõenduspõhine individualiseerimine. Me võime küll teada saada, kus asub ajus naudingu piirkond ja nii edasi, kuid mis on see inimene kui tervik, seda me ei mõõda. Ja teiseks, filosoofiline analüüs ütleb, et individuaalsuse kui fenomeni loomus on seotud inimese võimega olla tema ise, saada iseendaks. Marju Lauristin juba sellele ligines oma jutuga. Et individuaalsus eksisteerib tegelikult üksnes pidevas saamises ja kujunemises ja ta on mõistetav üksnes individuatsiooni
ja täpsemini individualisatsiooni kaudu. Mõõdetakse teatud tulemusi ja teatud üksikaspekte inimeses, tegevuse produkte, kuid protsessuaalsuse mõõtmiseks inimese tegevuses puuduvad tegelikult vahendid. Ei ole mõõdetav. On küll ühed sakslased, matemaatikud, loonud ühe genogrammatika, kuid see vähemalt praeguseni ei ole sotsiaal- ja kasvatusteadusesse jõudnud. Vastukaaluks siis nendele teaduslikele õpistiili käsitlustele olengi kasvatusfilosoofia vaatepunktist mõistnud õpistiili kui tegeva inimese individuatsiooni struktuuri. Ja kõike oma analüüse õpistiilist ja individuaalsusest kokkuvõttes ütlekski väga lihtsalt, et individuaalsed õpirajad ei asu mitte kusagil inimesest väljaspool ega pole need loodavad kooli kui institutsiooni poolt, vaid see individuaalne õpirada ongi inimene ise enda individuatsioonis ja individualisatsioonis. Ehk ma ei mäleta, kes siin selle küsimuse õhku viskas, et küsida, et kuidas sa ennast tunned seal individuaalsel õpirajal, siis antud kontekstis peaks küsima inimeselt, et kuidas sa ennast tunned oma nahas iseendana. Ja võib öelda, et inimene kehalise ja ihulisena, need ei ole kaks sama mõistet. Keha ja ihu saksa filosoofias seostub nii keha kui teadvusega. Nii et inimene kehalise ja ihulisena on ise oma kõige kodu. Ehk inimene kui tervik integraalse individuaalsusena on tee iseenda juurde ehk oma individuaalsuse looja. Ja sellest vaatepunktist välja minnes käsitlengi ma näiteks õppimist kui iseenda loomist kultuuris ja kultuuri loomist iseendast. Struktuurantropoloogia üks põhiseisukohti on, et inimese struktuur on nii on ta keskkonnastruktuur ja vastupidi. See tähendab, et inimene on justkui sümbiootilises seoses ümbritseva tegelikkusega ja pidevas konfiguratiivses liikumises, mis kokku moodustab tegelikult singulaarse olemisviisi. Ja kui siia juurde nüüd sellele väitele tuua veel teadmisi teadvuse filosoofiast, sest inimest määratleb ka eneseteadvus, siis meil tekib siin tegelikult justkui kaks tasandit. Harjutud on eneseteadvust seostama eelkõige Immanuel Kantist lähtuva viisiga seda mõista, ehk siis refleksiooni liikumisena. Kui võtame ühe lihtsa mudeli, mina olen mina, siis kõik see, kuhu tuginevad need enesejuhtimised ja nii edasi, seostuvad selle teise minaga. Mina olen mina, selle objekt minaga, mida inimene siis, mille üle ta saab mõelda, mis on ajaline fenomen, on refleksiivsus ja ta loob justkui iseendast mingit monstrumit. See ei võrdu inimese endaga, vaid see on see, mida ta suudab iseendast mõelda ja missuguse mina ta iseendast konstrueerib. Aga kõige keerulisem selle asja juures on see, et see refleksiivsuse andmed pärinevad enamasti väljastpoolt. Kõik see, mis inimene on kuulnud enda kohta öeldavat teiste inimeste poolt, kõik see on ka tema objekt mina sisu. Nii et keda ta siis juhib, kui ta juhib ennast? Ta juhib tegelikult seda oma objekt mina, mille sisu on tegelikult ei pruugi üldse
tema iseendaga, tema isega seostuda. Aga teine käsitlus siis eneseteadvusest, oma algseimas põhjas eneseteadvust seostatakse sellised filosoofid nagu José Luis Bermúdez, Paul Thibault, aga see kõik läheb tagasi juba ka isegi Maurice Merleau-Ponty juurde. Seda seostatakse siis sellise olevikulise liikumisega ruumis, somaatilise ülitundlikkuse ja vaimsete tähenduslike tunnetega ehk valijatega. Ja sügavamas põhjas inimene ongi see mina olensus. Aga mina olensuse üle, see, mis ma antud ajahetkel olen, selle üle mõelda ei saa. Sest olevik rangelt võttes hetkena on juba siis möödas, kui me selle üle mõtlema hakkame. Nii et see mina sügavamas põhjas, mina olensusena, mis loob maailmaga seda sümbiootilist konfiguratiivset liikumist ja tervikut, on tegelikult inimese mõtlemisele kättesaamatu. Nii et võikski öelda, et individuaalsus sünnib piiril. Inimese ise, self, mitte siis mina, inimese ise ja maailma piiril ja ta on see, kes ta on ja ka see, kes ta ei ole, ühtaegu. Sest väidetavalt, nagu väidavad teaduse filosoofid, inimesel on juba kaasa sündinud ajumudel iseendast ja oma virtuaalsest teisest, mis eksisteerib kui üks terviklik düaad. Ja see, mida inimene veel ei ole, see eksisteerib siis tegelikult potentsiaalsena, nii-öelda ei ole territooriumina tema süvastruktuuris. Ehk võiks ka väljendada umbes sama mõtet tegelikult ju ütleb ka Juri Lotman, kui ta ütleb, et individuaalsus seob paljude seaduspärasuste lõikepunkt teatud eripära nurga alt. Meil kõigil, seda võiks ka illustreerida selle laste värvi kaleidoskoobi kujul. Kus on siis erinevad värvi klaasitükikesed. See oleks siis nagu individuaalsus, et meil kõigil on põhimõtteliselt olemas kõik olulisemad organismi osad, nii füüsiliselt kui ka psüühilises mõttes. Võime rääkida mälust ja fantaasiamaailmast ja emotsioonidest ja nii edasi. Kõigil on need tükid olemas, kuid see individuaalsus moodustub sellest, kuidas need tükid omavahel seostuvad. Nii et kõige olulisemaks osutub tegelikult mitte kas üks või teine, kas inimene või maailm, vaid see, kuidas nad omavahel ühendatud on. See diferentsi koht, mis ühtaegu eristab ja ühtaegu seob. Ja individuaalsust kui integraalset tervikut ja vaat seal piirifenomenina, seal piiril, sellel inimese ja maailma piiril, seal siis ei funktsioneeri enam. Et seal inimese ja maailma piiril tekibki see tähendus. Ehk siis sügavamas subjektiivses reaalsuses võib seda ka isegi tähendiks nimetada. Ja see tähenduste maailmad on siis need, mis seal piiril tekivadki inimese ja maailma ühenduskohtades ja vaat neid tähendusi interpreteerides tõesti on meil ehk veidikene võimalus seda integraalset individuaalsust mõista. Kuid, kui me seda juba sellele mõtlema hakkame liiga palju, siis me loome juba monstrumit taas. Konstrueerime seda objekt mina, mis on ühtaegu mina ja teistpidi ka ei ole. Veel üks oluline punkt on ka teada, et mida individuaalsem, seda komplementaarsem
mis see tähendab? No sõna komplementaarsus tähendab, see tuleb füüsikast, Niels Bohri termin. Ja see tähendab ju seda, et individuaalsus tähenduses just nimelt, et kokku kuuluvad täiesti vastuolulised fenomenid, aga ometi nad kuuluvad tingimatult kokku ja moodustavad ühe terviku. Ja see, missugusena keegi nüüd siis seda ühte konkreetset individuaalsust näeb, sõltub veel omakorda sellest vaataja vaatenurgast. Nii et võikski öelda, et ei ole võimalik, et kas kool kui institutsioon või haridusministeerium või panevad paika mingid eesmärgid ja neist tulenevad õpirajad, sest need ei ole inimeste teed. Need ei ole ainult inimene ise saab oma individuaalsust luua. Aga mis on väga oluline siin, mida siiski saavad teha kõik koolid ja nii edasi, just nimelt arvestadagi seda individuaalsuse ja komplementaarsuse seotust. Ainuke võimalus on luua võimalikult mitmekesiseid tingimusi. Iseenesest väga lihtne tõde, kuid see oleks kooskõlas individuaalsuse tähenduse ja mõistmisega. Et mitte ei anna ette, et vaat sina pead minema seda individuaalset õpirada, teine peab minema toda, et sõltuvalt huvidest või millest, vaid et oleks võimalikult mitmekesised tingimused, et sellel ruumis liikuval individuaalsusel, kes kuulub maailmaga sümbiotiliselt kokku, et see saaks iseenda osaks teha väga võimalikult erinevaid tegelikkusi ja väga erinevaid keskkondi. Teiseks võib-olla, kuna ma siin nimetasin, et sellel inimese ajumudel on, et ta ise ja see virtuaalne teine ja väga oluliseks hakkab siis osutuma, see ei ole territoorium ja selle avarus ja mõõtmatus, siis väga oluline fenomen, mida võib-olla tänapäeval üldse eriti silmas ei peeta, on inimese ideaalid. See, et luua inimese mõõtmatust, tuleks teda siis kasvatada vastavalt nõnda, et mingisugused kättesaamatud fenomenid, nii-öelda ideaalid, isegi utoopiad, sest utoopia otseses tõlkes ju tähendabki seda, et koht, mida veel ei ole, kuid mis tänu sellele individuaalsusele võib olemasolevaks saada. See hakkab muidugi seostuma ka loominguga, aga ideaalidest ei räägi meil suurt mitte keegi. Ja teiseks muidugi tähendab see seda või kolmandaks, et tuleks väga väärtustada protsesse ja protsessuaalsust, mitte siis tulemusi. Sõnades öelda on seda lihtne, kuid tegelikkuses realiseerida vägagi raske. Ja see niinimetatud muutunud õpikäsitlus, see tõesti võiks öelda, on muutunud juba teatud mõttes normatiivseks, kõige oma sisuga. Juba 20-30 aastat olen ma lugenud tekste, kus tehakse tabeleid, kus ühel pool on vana õpikäsitlus ja teisel pool uus ja selle uue hulka siis kuuluvad alati teatud kindlad tunnused, sealhulgas see koos õppimine ja nii edasi. Et see on justkui muutunud normiks ja sellise normatiivse tegelikkust loova fenomenina ta takistab igal juhul individuaalsuse kujunemist. Nii, see oleks võib-olla väga lühidalt, püüda need otsad siis kokku tõmmata, kõik, mis sellest individuaalsest õpirajast võiks mõelda, aga sellise sõnana on ta tegelikult väga suuri küsimärke tekitav ja probleemne.
ja võib-olla veel, et selline diferentsi filosoofiline piiri mõtlemine ei tule ilmsiks mitte ainult filosoofias, vaid see tuleb ilmsiks väga hästi näiteks muusikas tervikuna. Ja eriti hästi Arvo Pärdi muusikas, kus tema Tintinabuli stiilis teostes ongi olulisim see, mis jääb siis nende üksikute väheste nootide vahele, kuna tähendus tekib just nimelt seal. Ja tegelikult lootsin saada teile siis lõpetada kogu seda koodat Arvo Pärdiga, kuid nagu selgus, see klaver on väga häälest ära ja see Arvo Pärt kõlaks väga inetult. Nii et soovin kõigile kannatust ja ettevõtlikkust maailma ja inimese mitmetähenduslikkuse ja mitmekihilise olemisse süvenemisel ja vähem tegelikult selliseid pealiskaudseid ja loosungrikke tõdesid. Et sellest kõigest muidugi võiks palju pikemalt rääkida. Ma püüdsin suruda selle nii lühikesse vormi kui vähegi võimalik. Kas on küsimusi? Jaa. Mida sa, Airi, soovitaksid kõigi nende püüdlejatele seotuna haridusstrateegiaga? Soovitaksingi tegelikult eelkõige seda, kuna igal juhul ükskõik missuguse haridusasutuse lähtepunkt ja lõpp-punkt on inimene, see individuaalsus, et meie haridusmaailm peaks muutuma tõeliselt inimese keskseks, aga mitte siis igasuguste standardite ja tulemuste ja top-listide ja õppekava ja ainekavade ja kõige selle keskne. Vaid kõige olulisem on tõesti see inimene ja tema terviklikkus. Aga mida ei saa mõõta. Kuidas seda ära siis tunda? Vaat selle kohta muide, see oleks omaette jutt. Seda võib keegi mingil moel isegi kerkis vist see küsimus juba esile. See seostub nüüd selle eneseteadvuse kui mina-tunde tasandi fenomeniga. Selles, et ruumis liikumine ja nii edasi, seal tunnebki inimene iseennast, ta tunneb, et ta on olemas. Jagamatu ühtse tervikuna. Mõelda iseendast kui tervikust ei saa, aga inimene saab tunda, et ta toimib kui jagamatu ühtne tervik. Ja muide, enne kui inimene üldse hakkab rääkima, suu lahti teeb verbaalses keeles, teadvus intersubjektiivses suhtlemises, teadvus kõneleb juba teadvusega. Vot siin oli ka üks repliik ennem, et ikka klassis peaks olema see õpetaja, kes siis õpilased, kelle õpilased vastu võtavad. Vot see tähendabki seda, et kindlasti olete kõik elu jooksul tähele pannud, et on inimesi, kellega te kohtute võib-olla esimest korda, aga te tunnete, et oleks nagu vana tuttav. Aga mõni teine, keda võib-olla olete 10 aastat tundnud, tahaks justkui endast eemale lükata. See tähendabki seda, et intersubjektiivsete rütmiliste sünkronisatsioonide tasandil need kaks teadvust ei haavu. Nii et teadvus kõneleb juba teadusega. Teadvus on alati dialoog. Airi, küsin veel, et miks see sinu kirjeldatud inimene on loonud kogu selle bürokraatia, standardid, stsenaariumid ja evalveerimised ja tabelid ja kõik see, mida sa kirjeldad, et mis on pannud inimest seda kõike looma? Aga nagu tähele võisid panna,
on võimalus olla iseendaks, aga on ka võimalus liikuda iseendast üha kaugemale, samastada ennast selle nii-öelda monstrum minaga. Ja see monstrum mina sisuks enamasti ongi just nimelt väljastpoolt kehtestatud normid, inimene, kes identifitseerib ennast millegi välise või samasusseosega. Identiteet iseenesest ei ole üldse mitte hea mõiste ja ei maksa segi ajada identiteeti ja subjektiivsust. Identiteeti loomine tähendabki tegelikult kinnijäämist mingisugusesse ühte konkreetsesse situatsiooni, territooriumile, teatud ideedesse, teatud kujutluspilti oma minast. Aga see, millest ma rääkisin, inimene sümbioosis, liikumises, konfiguratiivses liikumises oma tegelikkusega, seal on mina igal ajahetkel tegelikult diferentne ja mitte kunagi täielikult samane iseendaga. Jah? Viimane, väga individuaalsusele või me peame arvestama, et tegelikult ühiskonnas koolis, töö ja organisatsioonides, poliitikas. Vot ma nüüd hästi ei kuule, sest enne Silvia Sarv räägib nagu et me keskendusime, teema oli individuaalsed õpirajad ja individuaalsus, kus tegelikult ühiskonnas, koolis, tööl, organisatsioonides, poliitikas ei ole inimene individuaalsus, vaid ta on võimusuhete struktuuris, kus enamus allub kellelegi ja paremal juhul on tal ka endale alluvaid. Nii et kui me tahame ennast kujutada individuaalsusena, siis peaksime tunnetama ka, mis on meie põhjus, mis nagu meie seda arengut piiravad nii koolis kui ka tööorganisatsioonides kui ka poliitikas. Ja just seda võimuproblemaatikat, sotsiaalsete struktuuride problemaatikat hariduses ei ole ja see on väga suur puudus, miks ta individuaalsus areneda ei saa. Selle kohta ütleks, et tõeline individuaalsus saab individuaalsuseks koolist või institutsioonist sõltumata ja loob ise oma tingimused, oma seosed välismaailmaga, aga loomulikult on neid, kes jäävad selle välismaailma sõltuvalt, missugune kvaliteet tal siis on selle silmusesse. Nii et selles mõttes ütlen veel, on tõesti väga oluline, missugused need tingimused on. Mitte et lihtsalt, et eksisteerivad ühte või teist laadi valikuvõimalused, vaid väga oluline on, missugune psüühiline atmosfäär seal koolis või institutsioonis valitseb. Kas on ainult sõnades, retoorikas nii-öelda vabadus või on seal tõesti vaba inimest ja vaba vaimu soosiv keskkond? Aga nüüd tahaks väga